30 mingi 1 või? Tere! Aesthetic Project. What up? Tere kõigile, siin on Aesthetic Project ning täna me istume siin Suurte Salme kultuurikeskuse sammast ees, et siis tuua teieni selle aasta fitnessi suursündmus, milleks on siis 48. Eesti meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis. Just nimelt, tere ka minu poolt, et oleme siin kohal meie väikse sellise video crew või videomeeskonnaga, et plaanime siis kajastada tervet kõike siin Salme kultuurikeskuses toimuvat. Nii et ilma pikema jututa lähme vaatame, mis sees toimub. Okay. Siis hetkel me oleme siin lava taga, kus toimub kõik siuke ettevalmistus enne, kui siis võistleja läheb lava peale. Et võite siin ümber ringi vaadata, inimesed juba vaikselt kogunevad siia. Ja siin ongi selline ülespumpamise ruum, kus tehakse viimased ettevalmistused, siis kas näiteks grimm pannakse paika, natukene lihas rohkem täis enne siis lavale minekut. Ja selline viimane hingetõmme, enne kui 500 inimest siis Salmes siin näevad laval või rohkem. Et inimesed saaksid sellest endale indu juurde. Vanasti ma käisin ka kulturismivõistlustel, kui ma veel noor ja tahtmist täis olin ja hirmsasti rügasin trennist ja siis alati iga võistlus andis kõvasti indu juurde. Kui sa neid mehi vaatasid, siis sa kohe paar kuud tahtsid kõvasti ise ka pingutada. Ja eks ta näitab ka võib-olla sellise fitness ja kulturismi sellist natuke softimat poolt, kus on siis kehailu tõesti sõna selles otseses mõttes ka inimesele, kes võib-olla ei hinda neid suuri lihaseid. Ühesõnaga jah, et tegelikult on ka meil endal me oleme elevil selle võistluse suhtes, sest esiteks on meil palju tuttavaid võistlemas ja tahame ise ka näha, nagu on paar nime, keda võib-olla meie jaoks nagu tuttavad ei ole, aga võib-olla kuskil sotsiaalmeedia vahendusel oleme näinud, et tahaks kindlasti neid nagu reaalselt näha ja siis jah. Ei ole näinud, aga täna siis näeme ja väga huvitav vaadata nende vormi ja üldse nende mõtteid sellest üldse üritusest. Jah, et kindlasti tegelikult iga võistleja nagu eesmärk on see, et nagu olla parem, kui ta nüüd eelmine aasta on, et me ka eelmine aasta olime siin koha peal, mitte küll nii suurte kaamerate asjadega kevadel ja nagu nüüd oleks väga huvitav näha ka, kuidas nende võistlejate vorm on, et kes on nüüd natukene vähem trenni teinud ja kes on rohkem teinud. Et oleme ka meie nagu põnevel. Nii nagu iga spordiala peal on tegelikult see nagu sportlase jaoks ikkagi nagu pidupäev, et ta teeb sul pool aastat või siis aasta otsa trenni, ta teeb sul täpselt menüüd, ta on nagu tohutult palju isiklikult panustanud sinna ja kui ta täna saab nagu siis oma enda mõistes nagu parema tulemuse kui siis pool aastat tagasi või aasta tagasi, siis ta võib nagu väga-väga õnnelik olla, sest ta tegi isiklikus plaanis tegi arengu. Ja minu ootuse tegelikult ongi ainult need, et siis kõik need inimesed, keda ma olen aidanud, teeks isiklikus plaanis kõigepealt arengu. See, kas seda veel pärjatakse ka mingisuguse tiitliga, Eesti meistritiitliga, see on lihtsalt boonus. Aga kui inimene keskendub sellele, et ta nagu tahab iseendast parem olla igal järgneval võistlus, siis üldjuhul toob nagu parema edu kui sellele, et kui me keskendume ainult medalile ja siis kõik töö on tehtud täpselt nii, nagu me planeerisime. Ja lihtsalt nagu mõned nüansid on siin ettevalmistuses hetkel lava taga või ära teha grimmi osas ja ongi kõik. Lähed lavale ja näitad seda, mida on tohutult kuid ette valmistatud. Et siin ei ole enam midagi nagu eriti rapsina. See ei päästa seal mitte midagi. See kõik peab olema kodus tehtud ammugi ja see ongi tehtud.
pakkuma kõigi jaoks ja olla õiglane ja hinnata nii, nagu kuidas vorm on. Iga võistlus on eriline, Eesti meistritiitli väljaandmine ongi eriline, see on aasta sündmus kulturismis Eestis, nii et otseselt ei ole nagu vahet, et kas ta on nüüd 47, 48, kui tuleb 50, siis võib-olla on natuke erilisem tunne, nii et 50 aastat kulturismi Eestis ja fitnessi, see on päris uhke tunne. No minu soovitus on see, et enne kui tulete võistlema, proovige trenni enne teha. Proovige see maik suhu saada, sest ma näen iga päev jõusaali treenerina, ma näen, kus sügisel tuleb klubisse, esiteks meie Spartasse tuleb 150 noort tõsist tegijat ja ma näen, et kus 2 kuu pärast on sellest 150 järgi jäänud 15, maksimaalselt 20. Oleme siin nüüd uue Ranna Fitnessi absoluutse meistriga. Kuidas tunne? No meeli ülendav, ütleme nii. Kuidas su selline võistlus, ettevalmistus läks? No, väga hästi on kõik läinud, et plaanipäraselt. Et ütleme, sul ennem oli siis Ben Legacy Cupil võistlesid ja nüüd siis siin, et kuidas sa vormi nüüd niimoodi hindad, et ütleme siin siis ja siis seal Ben Legacy? No ma proovisin siin veidi kergemalt peale tulla, et veidi alla võtta ja veidi kuivamalt tulla peale, et Tegime just hetk tagasi siin intervjuu Ranna Fitnessi meeste kategooria absoluutse meistri Kaspar Tõnissoniga. Uurisime talt, kuidas siis tal see võistlus läks ja kuidas ta ise tulemusega rahule jäi. Ja nüüd siis oleme siin praegu lava taga, kus siis võistled on just kas siis lavalt tulnud. Et lähmegi meie nüüd siia ettepoole. Lähme meie nüüd sinna, vaatame, et väljaspool toimub ja küsime inimestelt paar küsimust ka. Karl, küsimus sulle. Palju sa kana sööd iga päev? Piisavalt. Kana? Iga päev? Väga hea, aitäh. Kana. Umbes 400 grammi päevas, ma arvan. Vastan ausalt ära, et muidu see on suht siuke retooriline küsimus, aga ma arvan, umbes 400 grammi. Ühesõnaga suur kanasõber. Kui palju te kana sööte iga päev? Kana? No korra päevas ikka söön. On teil sellist, inimest ka, kellele te poolt hoiate siin tänasel võistlusel? Ikka on, jah. Ja kes see on? Helene Mang. Oi, tuttav nimi.